Aloha maailm, Kristal Ra Laksmi-Titten siinpool imelisest San Diegost, päikeselisest Californiast ja ütlemas teile kõigile aloha järgmisele seiklusele siis siit San Diegost, mis tuleb välja, on juba 11. ja katsetan väikest uut siis kohta, kus natuke siis rääkida elu üle, järele mõtiskleda. Ja kui sa oled siin, siis kindlasti pane väikene aloha siia sõnumisse selle laivi alla. Kus sa täna kuuldel oled ja kuidas sa ennast täna tunned? Ja hommik on ilus, päike paistab, ookean möllab nagu ikka ja väga vähe inimesi on praegu. Et selline väike, mõnus, vaikne, rahulik olemine. Rand on täitsa meie päralt. Ja näen, et vaikselt koguneme, et juba vist on kuskil 5 inimest olemas. Et kui sa oled olemas, jäta siia väike aloha, siis ma tean. Ja saame natukene siis sisse elada. Alustan mõned minutid varem, et saategi siis nautida imelist ookeani ja täna on nii suur päike ka, et on täitsa hea natukene prilli peas hoida ja ma olen leidnud siin siukse väga laheda koha, kohe näitan natuke lähemalt ka, kus on siis hästi palju kive ja need kivid on siia tegelikult siis toodud selleks, et kaitsta siis suurte lainete ja tormide eest, sest siin kohe taga, nagu te näete, on majad ja siin on ka igast ehitusjääke üksteise otsa pandud ja kuidagi see koht mind siin tõmbas ja natukese aja pärast sain ma ka aru, miks võib-olla, sest siin maas on meile väike kingitus ja see ongi see maagia, et kui sa järgned oma siis intuitsioonile, alati on seal midagi põnevat, mis siis maailma laegas, aarete laegas sulle siis annab. Ja siin on väike kühvel ja mina näen kühvlit kui siis, ja sinist värvi on ka, et siuke väike nagu sisemise lapse meeldetuletus, et Kristal, et kas sa piisavalt mängid ja samas võib see olla ka sisemise mehe võib-olla siuke väike sõnum, et selleks, et midagi siis üles ehitada, on vaja kühvlit, et kuidas sul on, kuidas sul ehitamistega on. Ja sellega seoses ongi sulle ka mõte, et kuidas sinuga on, kuidas sinu sisemise lapsega on, kuidas sinu sisemise mehega on. Ja vastavalt sellele siis ongi meie maailma täna hommikul see kühvel siia pandud, et seda maagiat siis meelde tuletada meile kõigile. Ja Anneli ütleb, aloha Tartust, väike segadus veel kella keeramisest ja Pille Laev ütleb ka aloha ja suurepärane, et oled siia jõudnud täna. Nii, vaatan, kuidas see valgus siit niipidi on, mis natukene keerama ennast. Nii on vist parem. Tegelikult tuul on ikkagi päris jahe. Ja mis ma mõtlesin täna rääkida, et miks ma just ka nende kivide juurde siia tulin, on siis tegelikult seotud kivide kogemusega siis Hawaiilt. Ja hawaiilased uskusid ja ma usun siiamaani usuvad, et kivid on tegelikult siis üks võimalus ühenduda ka oma siis esivanematega. Et igas kivis on vaim, ja iga selle kivi vaim, siis tal võib olla ka meile sõnum ja samas iga siis esivanem, kes on kohal, saab jällegi toetada või anda meile sõnumeid ja meis kõigis on olemas need võimed, kuulata siis erineval moel neid sõnumeid ja vastavalt siis toimetada. Ja meil oli selline kogemus Hawaiil, me olime grupiga Waipio Valleys ja seal Waipio Valleys oli väga lahe kogemus, kus me tegime sellise väikese grupi rituaali. Igaüks leidis siis sealt rannast, seal on sellised suured munakivid, omale kivi, mis siis esindas teda ja tema esivanemaid. Ja siis me panime need kõik ringi ja
tegime väikese siis rituaali ja üks asi võib-olla ka, mis sellega seonduvalt minule siis ette lõi, ongi see, et kuidas tegelikult tänapäeva maailm, me oleme natuke võib-olla teises olemises, et oma esivanemate siis kas austamine või nendega suhestumine või suhtlemine ei ole nagu väga esiplaanil. Ja sellepärast see oli siuke väga sügav, väga liigutav moment meie kõigi jaoks ja kõik tundsid energiat, toimetasid hästi hoogsalt ja hästi selline võimas kogemus. Ja peale seda on tõesti igasugused kivid minu tähelepanu veelgi rohkem nagu endale tõmmanud. Ja võib-olla me isegi mõne kiviga siin täna tutvuksime ja ma vaatan, Maive on olemas, Maive Põder, Aloha, Aive Lupo, Ei Hopsti Harjumaalt, Ülle Tartust, Ülle Vernik, väga hea, Kairi Päärson, Aloha Soomest, Helsingist, väga super, nii super. Ja võib-olla andagi väike siuke ka tunnetuslik ülekanne teile siin, kuidas nende kividega siis toimetada. Nii, ja vaatan, milline kivi siin siis kutsub meie nime. Tundub, et see kivi siin on väga huvitav. Vaatame, kuidas ta siin on. Ja on siukene väga huvitav kivi, et ta on siin ühe väikse teise kivi peal. Ta on natuke siuke sinakam. Ja nüüd ma lähen lähemale. Panen oma käe siia peale ja tunnetan. Ja sina, kes sa oled teisel pool, sina võid ka siis panna silmad kinni ja tunnetada. Mida sina tunned? Mis see kivi sulle ütleb täna? Millegipärast ta siin meil on, mingi sõnum tal on ja ole hetke vaikselt oma elemendis ja tunneta. Mis tema sõnum on? Ja sa võid tunda füüsilisi sensatsioone, sa võid tunda, äkki läheb külmaks, äkki läheb soojaks. Kivipind praegu on üsna nagu jahe, kuna ta on siin viludas olnud. Aga ta on hästi elav. Ta on muidugi väga liigutatud meie tähelepanust. Praegu siis kokku meid siin 9 inimest. Ja näen, Kaili Ojaperv on ka liitunud Tartust, väga tore. Ja nagu te näete, siis on tal hästi huvitav pind, et tal on hästi palju erinevaid väikeseid osakesi ja väikeseid muhkusid. Siin on siuke väike, see tundub nagu on kõrv, on ja. Ja mis on väga huvitav minu arust on just see, et ta on siin nagu äärt pidi selle väikese kivi peal. Ja see väike kivi on siis tema nagu toetuskivi või nurgakivi. Ja loodus on siis siia kõrvale kingituseks ka paar väiksemat kivi siis veega või tuule või ajaga lükanud. Ja ta eksisteerib ilusti siis nende teiste kivide kõrval, tal on oma ülesanne ja siin on kõik siuke kooslus, et kuidas need kivid kõik siis koos on. Üks toetab teist, teine toetub teise peale ja mina tunnetan, et võib-olla see number 1 sõnum ongi siin, et ka elus, et meil on vaja aru saada, et me ei ole siia üksinda tulnud. Meil on võimalus toetuda või leida tuge ja samas siis selle toetuse ja selle siis kooslusega või siis ühendusega, nagu ta siin meil on, kogeda elu sellisel kujul siis, nagu me tol hetkel või sellel hetkel siis kogeme. Ja siit veel vaadata lähemalt ka, et kuidas ta siis nagu siin on teiste kividega nagu seoses. Ja loodus on selles mõttes ikka väga lahe tööriist, et saab anda sellist väikest inspiratsiooni, mõtteainet, motivatsiooni isegi oma elu kohta ja tõesti see Wildfiti siis väike inspiratsioon, mis tuli sealt sellest Aafrika vanasõnast, et kui sa tahad kiiresti minna, mine üksi, kui sa tahad minna kaugele, mine kellegagi koos. Nii et selline hea mõttetera. Ja nüüd ma natukene
siis toetun ka selle kivi vastu. Kui sinul tuli selle kivilt ka siis sõnumeid, kirjuta siia chati praegu või siis hiljem ja räägin paarist veel teemast siis, mis siin on tulnud. Natukene vaatame ookeanit ka. Ja tuult on ka vähemaks jäänud, et on päris hea. Nii. Ja Aetwingworb on ka olemas, Aloha Tallinnast, väga tore. Ja üks asi, mis just eile mul ka hästi nagu siis kohale jõudis, väike siukene taipamine. Kuidas meie intuitsioon ja sisemine naine ja meie mees, sisemine mees ja tegutseja on omavahel siis väga suures seoses ja kui oluline on siis aidata neil seda tantsu luua või teha. Ja kui üks ei saa ühendatud teisega, siis need asjad omavahel ei liigendu ja midagi suurt ja head sealt nagu välja ei tule. Nii et mul endal just siis siuke väga lahe ka kogemus, et see oli siis võib-olla paar kuud tagasi, kui mul tuli mõte, et okei, nüüd võiks teha siis oma ümarlaua, et mis see siis võiks olla. Ja mõtteks tuli siis, et okei, selleks essentsiks paneksime siis selle külluseratta ümarlaua. Ja võtsin siis oma külluseratta metoodika, millega ma olen siis nüüd tegelenud juba 15 aastat hästi intensiivselt. Ja panime selle sinna siis uude struktuuri ja uude süsteemi. Ja järjest nüüd kõik inimesed ka, kes on siis sellest esimesest pilootprojektist läbi käinud, ma olen täiesti nagu üllatunud, kui imelised üllatused ja varandused sealt järjest siis välja tulevad. Et palju suuremad võib-olla kui siis väike üllatus kühvel meil siin, aga sellised lahedad teemad, ühendused, just et mis on siis need külluseratta kaikad või kodarad, mis on seal sees kinni, mida ise ei näe või ei taipa. Ja kuidas ta selles formaadis või selles struktuuris ilusti tuleb nagu pinnale, et see on nii ilus nagu siuke orgaaniline protsess. Ja coach'ina minu ülesanne ongi põhimõtteliselt tantsida koos selle inimesega nagu tangot, et ma kuulatan, ma juhin, ma olen juhitav, samas ongi nagu selline tants edasi-tagasi, et kuhu minna, kuhu energia juhendab, kus inimene on, kus mis asjad kinni on ja vaikselt sealt siis läbi liikudes tulevad need uued varandused, mis me siis leiame või milleni siis teadvus juhib meid ja sealt saab siis need uued külluse kas uue käigu sisse panna või siis need kaikad sealt välja võtta, mis on nagu võib-olla väga pikalt seal olnud ja mida ei teagi, et on olemas olnud. Et selline väga nagu lahe näide, tuli idee, sisemine naine ja siis tegutses sisemine mees, lõi konteineri, pani kuupäeva, kutsus inimesed ja voilà, sain aidata inimesi oma kingitustega, oma aaretega. Inimesed said kogeda, said abi, said inspiratsiooni, said motivatsiooni ja nii lihtne see ongi. Aga miks siis enamus inimesi ei tee seda? Kas see on siis laiskus või mis iganes siis takistused seal tulevad? Et see ongi siuke hea küsimärk, et mis seis on. Ja sulle ka, et kuidas on sinuga, et kas sa kuulad oma intuitsiooni? Kohe kui tuleb, kas paned kohe töösse, et annad asja kohe sisemisel mehel üle või on ikkagi asi väga-väga roostes, et kuidas sellega nagu on, et siuke väike mõttekoht sulle ka. Ja täna siis üks väike võib-olla siuke lisalugu, mida ma siin jagaksin, ongi, kuidas siis aastal 2013 osad on teist kuulnud seda. Minu sisemine naine pani käed puus ja ütles, nii Kristal, nüüd lähme Mehhikosse ühe otsa piletiga. Ja mina ütlesin, et mis jama juttu sa ajad. ja ei uskunud seda ja natuks aja pärast siis tuli idee, et okei, kuidas moodi siis lisaküllust tekitada ja andsin selle idee siis kohe sisemise mehe kätte. Selleks oli siis minu esimene rahamagneti toode, mis maksis 5 eurot tol hetkel, siis lihtsalt üks väike meditatsioon, hästi lühike ja sisemine mees ütles, et näed, sa pead müüma 100 tükki, et saada oma pilet ja siis ongi korras.
Ja nii ma ka tegin ja mõned nädalad hiljem oli mul see pilet olemas ja läksin Mehhikosse 9 nädalaks ja jäin 4 aastaks. Ja selle 4 aasta jooksul ilmus sinna randa siis ühel päeval ka minu kuningas valgel purjekal. Nii et väike asi, 5-eurone toode aitas siis usaldada, minna teise poole maakera, ilma et ma teaksin täpsemalt, mis seal siis täpsemalt mind hoiab või ootab, usaldades seda energiat ja seda juhatust jätkuvalt ka seal olles, sest Michaeliga ma ei kohtunud kohe, et selleks läks veel aega, siis kui kohtusin temaga samamoodi, kuidas kogu aeg see sisemine naine, intuitsioon, koputab uksele ja siin ongi sulle veel kord küsimus. Kas sa oled kodus, kui sinu sisemine naine sulle koputab uksele oma intuitsiooni, oma ideede, võib-olla 1 miljoni euro ideega? Ja kui ei ole, mis on selleks vaja, et tekitada see võimalus, et sa oled kohal olemas? Ja selleks ongi võib-olla vaja mingit uut rituaali tekitada, et näiteks mina kirjutan iga päev, siis selle kirjutamise ajal sisemine naine teab, okei, nüüd on aeg, lähme ja laseme siis valla, mis vaja on. Ja mõnikord see tuleb ka teisel ajal ja siis ta ootab senikaua, kuni ma olen olemas. Või siis, kui sisemine naine tuleb ja koputab uksele, ma ütlen okei, väga hea, võtan selle vastu, panen praegu riiulisse siia ootele ja aitäh, et sa selle andsid mulle, praegu võib-olla ei ole veel õige aeg, aga ma tegelen sellega. Sellega sa tõstad usaldust, sellega sa kasvatad teda. Ja see on üks võtmeasi, kui mõtlen ka nii oma elu, isiklikku elu, kui siis samamoodi ka erinevaid ärilisi projekte ilma sisemise naise siis elemendita seal sisemise lapse ja sisemise mehe vahel. Meil on väga raske ikkagi sukest õnnelikku elu siis tekitada. Ja ma loodan, et see, mida ma jagan siin, ei ole päris teadus ja segadus, et jõuab kohale ja kui see sinu jaoks on inspiratsioon, heliseb sinuga, et anna märku siia sõnumisse ja siuke väike mõttekoht teile kõigile, et mis on selleks vaja, et siis rohkem oma sisemist naist kuulata. Ja mis oli ka hästi lahe kogemus selle külluse rattaga oli see, et sellel külluse rattal esimesel osalesid kõik inimesed, kes olid siis uue energiates, kas olid teinud ära siis minuga aura transformatsiooni või siis liikunud. Praegu ma teen siis midagi, mis ma kutsun kauaks, ehk siis kaasajastamine uue ajastu energiatega, natuke siis edasi jõudnum versioon. Ja teiseks nad kõik olid läbi teinud minuga siis sisemise pere programmi, selle siis intensiivse programmi 4 kuud. Ja kõik need inimesed, kes olid siis kohal, ei olnud mitte mingisugust nagu sellist takistust ja vastupanu, mis väga sageli tekib, kui inimesed on siis võib-olla veel väga vanades asjades kinni, vanades energiates kinni. Ja see oli nagu vau, see oli tõesti nagu surfasid lainel ja olid hoitud, et kõik nagu toimis väga ilusti. Mis ei tähenda nüüd, et kui sa ei ole neid asju ära teinud, et siis ei saa minuga koostööd teha, kindlasti saab. Aga see oli nagu lahe näha, kui suur kvaliteedivahe oli 2 sügaval siis asjal, mis inimesed olid läbi teinud. Nii et ka, et kui sa ei tea, mis täpsemalt see uue energiatega kaasajastamine on, et siis kindlasti küsi minu käest lisa. Ja seda saab siis teha ka online teel, et aura transformatsiooni saab teha ainult siis isikliku kohaloluga. Ja sisemise perega samamoodi erandkorras võtan veel praegu vastu inimesi siis kuni aprilli alguseni, kui keegi soovib siis 4-kuisesse programmi astuda 1-1 programmiga, siis võid ka võtta minuga eraldi ühendust, et tõesti siuke elule uus vundament. Aga täna siis ma panen siia lingina erilise siis pakkumise 8 rahamagnetit, mida sa saad siis osta ja mis on siis sinu külluse
aktiveerimise sihuke esimene nurgakivi ja esimene magnet on siiski see esimene magnet, millest ma siin ka seda lugu rääkisin. Nii et selline põnev, väike, lihtne, võib-olla natuke staatilisem seiklus meil täna, aga just oluliste väikeste sõnumitega. Ja kui see sõnum, mis ma siin täna jagasin, see väike seiklus, ühendus sinuga helises ja sa tead teisi, kellele siis see oleks põnev jagada. Kindlasti jaga seda siis videot ja kui võimalus, siis pane ka like ja hakka minu järgijaks, kui sa juba seda ei ole. Et väga-väga tore, väga tänulik sulle, et oled valinud siis selle hetke jagada seda minuga siin ja imelisest San Diegost. Ja jätkame siis traditsiooni. Järgmisel korral on siis aeg natukene jälle muutunud ja edaspidi ma tahaksin hoida seda siis Eesti aja järgi kuskil kell 7, et siis ajaliselt minu hommiku asjadega siin sobib paremini. Et siis võib-olla ka inimesed on juba ise ka kas kodus või on juba rahulikum olla, et siis võib-olla on ka parem ajastus, et saaks siis rohkem laivis olla. Ja varsti alustan siis ka väikeste snippetitega Instagramis. Mul on Instagrami suhtes olnud väga suur vastupanu, sest ma ei ole siiamaani aru saanud, mis see point nagu on. Minu arust on ta sama nagu Facebook, et miks peab olema nagu 2 kanalit, see on jälle mulle nagu lisatöö, on ju. Aga maailm on liikumas rohkem Instagrami, siis tuleb selle vooluga kaasa minna ja õppida jälle uus asi selgeks. Nii et elu on voolamises ja pidevas õppimises, nii et väga suur siis edasiliikumine. Nii, ja olemegi olemas 10 inimest laivis, nii et kinnitatud järgmisel korral ka kohtume. Ja kui sa vaatad seda, siis siin hiljem kindlasti pane ka aloha ja kus sa kuuldel oled. Et nii tore on näha, kelleni see väike siis sõnum ka jõuab. Ja kui sul on teemasid või küsimusi, mis sa sooviksid, et ma võtaks ette siin, siis kindlasti anna alati märku, ma panen ta praegu, ma vaatan nüüd jälle Facebook on muutnud mingeid asju, aga alati selle sündmuse alla, siis sa saad kommentaaridesse panna, et kui ma alustan, ma näen seal midagi teeman on, et siis ma võin võtta selle ka ette, aga tavaliselt siis vaim ise juhendab ja siis ongi sul üllatus, tuled ja vaatad, mis siis Kristel kokku keedab. Nii et väga hea. Aloha ja suur tänu sulle, ole sa hoitud ja võta siis, tee see uks lahti, kui sisemine naine koputab ja võta see info vastu ja pane see töösse ja jalad ka tagumiku alt võtt välja ja toimetama koos sisemise mehega. Ja siis saadki rohkem oma imelist unistuste elu elama hakata. Ja kui ma saan sulle kuidagi sellel teekonnal rohkem abiks olla, anna märku. Kui nendest projektidest või programmidest, mida ma siin olen jaganud, ükski sinuga ei sobi, sul on mingi konkreetne teema, võtta ühendust ja me saame teha sulle eraldi Rätsepa ülikonna ehk siis sinu eraldi programmi, et see on ka võimalus. Nii et väga tore. Nii et suur aitäh kõigile, aloha, imelist toimetamist ja kohtumiseni kuni siis järgmisel korral. Ja üks asi ka, et kui sa tahad harjutada oma inglise keelt peale seda laivi, ma lähen kohe oma siis ingliskeelsele Facebook laivi lehele, mis on Coach Kristal Ra kasutajanimega. Nii et siis saad kuulda inglise keelt ja saad harjutada, kui sul on ekstra aega. Sama teema põhimõtteliselt natukene väikeste mööndustega, nii et aloha ja kohtumiseni juba järgmisel nädalal. Aitäh sulle!